natukad jäävad, ma usun, et teil on väga huvitav seda vaadata. Esimene käik imekanni 2-1. Teeb õige käigu, 4-2 mulle, 5-1 talle. Täiesti tavaline mängu algus. Nii siis sellises situatsioonist imekanni otsustas, et tal on väga hea seis ja pakkus kahekordistada mängu panuseid. Loomulikult oli see tal vale otsus. Ma olin sellega nõus, et mängime topeltpanuste peale. Nii 4-1 ei olnud väga halb ise. 6-4 oli üsna halb ise, kuna ainuke võimalik paha täringu number on minu jaoks 6, millega ma ei saa mängu siseneda, kuna kodu on kinni. 6-2 sai kodus katta. Mulle anti 5-5, mis oli suht okei. Nii 4-1 lõi mul uuesti kivi välja. Nii, ja nüüd siit hakkabki see imekanni sai 6-3. Ma ei tea, miks ta seda niimoodi mängis. Ehk siin analüüs näitab ka, et on very bad move. Ehk paremuselt alles 5. käik. Ja ta otsustas mängida seda väga valesti, mille peale ma arvasin, et on väga hea situatsioon panuste duubeldamiseks. See tähendab, nüüd läheb siis siia. See on minu poolt täiesti korrektne tegevus, redouble. Temal oli õigus võtta. Tema otsustas piiverdada, ehk see tähendab seda, et ta võtab vastu kuubiku, samaaegselt veel duubeldab panuseid. Ehk siis ma pakkusin talle 4 ja ta võttis vastu ja ütles, et mängime 8 punkti peale. Nii. Pärast seda anti mulle põhimõtteliselt kõige halvem vise. No 3 oli ka halb vise. 6-6 ehk ma ei saa peale. Tal on 2 lahtist. Piisa mul ühest, et pihta saada ja ma juba võidan tõenäoliselt selle mängu, kuna tal on kodus 3 tükki kinni. Anti mulle 6-6, siis ta otsustas mulle veel kord kahekordistada panuseid ehk pakkuda mängida 16 kordse algpanuse peale. See on ka punane siin. Analüüs näitab, et see on täiesti vale otsus. Muidugi mu teik oli õige. Kuigi isegi analüüs näitab, et ma oleks võinud iseenesest veel duubeldada panuseid, aga ei olnud seda julgust. Tagantjärgi jumal tänatud. Nii, ja nüüd läheb mäng tavalist rada pidi. Ta saab endal 1-1, mis on peaaegu et kõige parim vise. Saab katta endal kodus kinni. Roll on kategoorias lucky. Sai väga hea viske, mängis ikkagi valesti selle. Moved bad. Ma ei saanud peale esimene kord. 6-2, 6-2. Nüüd on tal juba 5. rivi kinni. Mu nupp on seal taga vangis. Väga tugev positsioon. Lõi mul nupu välja uuesti. Ehk praegu situatsioon on selline, et kui ma viskan mingi normaalse viske ja suudan selle ühe nupu ära põgeneda, siis on põhimõtteliselt on mäng juba tehtud.
suure tõenäosusega. Aga Geraator muidugi mõnitab mind täiega, ei anna midagi. No, siin oli selline käik, et anti mulle 3-1. Ma selle üksiku kiviga lõin talle ühe kivi tagasi, mille peale generaator järgmisena andis tal 5-2, mis on siin nagu boldina ära märgitud, mis tähendab väga õnnelik roll. Ehk ta suutis kiviga peale tulla ja mind lüüa välja. Pärast mida on näha siin, et ma ei anna mulle generaator 2. Ta hakkab oma nuppe vaikselt kodu poole tooma. Mul 2 ei anta, mul on kivi väljas. Ta saab oma nuppe rahulikult joosta kodu poole. Mulle ikka 2 ei anta. Nüüd anti mulle 1-2. See enam muidugi otseselt midagi ei mõjuta, sest 2 kivi on välja löödud. Oleks teise saanud järjest, aga ei. Nüüd ma ei saa tükk aega peale. Ehk tal on kodu kinni ja mul ei olegi võimalikku kombinatsiooni, millega ma saaks mängu tagasi. Tal tuli siin ka muidugi vahepeal üks õnnetu roll, mille ta mängis muidugi valesti. Üllatus. 6 pidi lahti tegema. Ma ikkagi ei saanud 6 järjest. 3-1, 5-4, 4-2, 5-1, 4-2, 2-1. Ja ta sai nuppulga rahulikult turvaliselt koju tulla. Nii, siis mulle lõpuks anti 6-4. Nüüd see 6, mida tegelikult enam vaja ei oleks. Sellepärast, et parem oleks mul siin üleval oodata, ehk tal jääb mõni üksik ja ma saan talle pihta, aga ei. Generaator andis mulle 6-4. Ja järgmine mäng andi kohe 6-1. Ehk mul ei tekkinudki mingit võimalust vastu löök anda. Ja no lõpp oli juba vormistamise küsimus. Loobib oma kive ära, kui ma ei jõua kõikide oma nuppudega, ehk siis mustade nuppudega ma pean jõudma siia ja ühe kivi välja viskama. Siis ma kaotan topeltpunktid ehk 2 korda 16 punkti. Mis ka kohe juhtub 3 käigu pärast. Nii 5-2 anti mul viimane käik, sellest ei olnud kasu. Ja ta lõpetas oma mängu 3-2-ga. Viskas kõik kivid siia üle ääre. Mul jäi 2 kivi kodunt välja. Ja ma kaotasin 32 punkti. Seisuks sai 38-7. Aga oli 6-7. Vot selline mäng.